Meil igalühel on omad kotid kaasas. Kui Jumal teeb sinu elus midagi ja vabastab, siis sa tahad seda kuidagi edasi anda. Sa tahad selle kuidagi inimestele hästi selgeks teha. Ja see on olnud minu südame soov. Ja siis mõtlen, Jumal, kuidas ma teen seda? Jumal ütleb, et sina ei tee seda. Minu vaim teeb seda. Ja tahaks teiega koos palvetada enne seda, et Jumala vaim võiks teile kõneleda. Mitte mina, vaid Jumala vaim. Nii et avame oma südamed tema ees. Issand, me oleme sinu ees ja lihtsalt võta meie südamed praegu. Kõneta sina meid, valgusta sina meid, anna meile sina meile seda tarkust ja juhtimist ja näita meile väljapääsu meie olukordadest. Just sellisel viisil, nagu sina tahad seda teha. Mitte nii nagu meie, vaid nii nagu sina. Kallis pühavaim, ma tänan, et sa oled siin ja ma tänan, et sa armastad meid igat ühte ja puudutad ja kõnetad meid igat ühte. Jeesuse nimel. Aamen. See kott on nagu ka asjaga mul siin õla peal. Kui me sünnime siia ellu, siis meil on üks kott kaasas. Me ei näe seda kotti, sest beebi sünnib, ta on paljas. Tal ei ole kotti seljas, aga tegelikult see pagas on taga kaasas. See nähtamatu vaimne pärand ja mingid pärandid, mis tulevad meie esivanematest, see on meie õlgadel kogu aeg nagu kaasas. Ja seal sees on erinevaid asju. See on nagu selle paketid on alati erinevad ja ma jõuan sinna veel edasi, aga sealt tulevad ühed asjad on nagu mõtteviisid ja hoiakud on, mis tulevad kuidagi nagu edasi ja mis kujunevad ka nagu elu jooksul meie läbi kogemuste, olukordade. Ja võib-olla me ei mõtle tihti sellele, aga et meil võib olla südamehoiak või mõtteviis, mis on vale ja samas mõtteviis, mis on õige Jumala ees. Me ei mõtle sellele tihti, kahjuks. Aga on neid mõtteviise, mida Jumal pooldab ja mida mitte. Ja me näeme Jumala sõnast päris mitmeid nendest. Ja võib-olla ma praegu panen selle koti siia maha, pärast võtan tagasi. Me võime Jumalat teenida erineva mõtteviisiga. Tuua talle mingid ande oma elust. Väga hea näide on Kaini ja Aabeli lugu. See, mida nad ohverdasid, ei olnud Jumalale nagu vastu, vaid see südamehoiak ja mõtteviis, mismoodi Kain ohverdas, oli Jumala vastu. Aabeli oma oli südamehoiak oli õige ja see ärritas Kaini, kui Jumal võttis ühe vastu ja teist ei võtnud. Ja ta nii kõvasti vihastas, et ta läks ja tappis oma venna. Me näeme kahte erinevat mõtteviisi või südamehoiakut ka kadunud poja loos. Üks poeg läheb kodunt ära. Ta käitub väga, väga jõhkral viisil selle oma suhtumise, oma mõtteviisi poolest, aga ta pöördub Jumala poole tagasi. Tema lugu muutub positiivseks. Aga seal taustal on üks teine vend, kes kogu aeg on kodus, kogu aeg on isa kõrval. Aga tema mõtteviis on vale. Tema südamehoiak on vale. Ja me ei keskendu eriti sellele teisele vennale väga palju. Aga ma olen tundnud ära endas ka seda teist venda. Ma olen sündinud kristliku perekanda. Ma ei ole Jumalast lahti öelnud mitte kunagi. Ja ma olen kogu aeg teda teeninud kogudustes. Aga mu süda võib olla niimoodi, et ma ei tunne tegelikult isa südant. Isa südant. Ja ma ei tunne, et 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 ma ei
ma ei ole nagu olnud ka kade inimeste peale, kes tulevad, aga vahest mõtled nagu seda, et näe, tuleb see uus kristlane, tema elus on, kõik muutuvad nii kiiresti, tema saab selliseid kogemusi ja võimalusi aga ma olen siin aastaid teinud ja minu elus ei tööta mingid asjad. Minu elust on läbi käinud niisugused mõtteviise, vahest kui sa räägid mingid, minu elus on, ma olen niimoodi mõelnud, siis mõtled, appikene mükene inimene, kui sa oled niimoodi mõelnud. Nüüd ma küsin, mismoodi sina oled mõelnud. Oleme ausad iseenda suhtes. Aga mul on hea meel selle üle, et Jumal suudab ka selle vennaga tegeleda, kes on kodus, selle pojaga. Kui me saame aru, milline on Jumala süda ja mida ta tahab meie elus teha. Kuidas siis panna seda natukene koguduse konteksti, võib-olla siis seda kas Kain ja Aabeli lugu või vanema ja kahe venna lugu, et vahest on niimoodi, et me teenime koguduses, me mõtleme, et jälle tuli see uus inimene, tema teeb midagi, tema saab kogu au endale, teda kiideti sellest, ma olen 10 aastat seda kogudust teeninud, keegi pole mulle tilkagi au andnud. Isegi lilli ei antud. Ja me ei pane tähele, aga me lihtsalt langeme sellesse staatusesse kuidagi automaatselt. Siis tekib meil kibedus, pettumus ja siis ühel päeval me lööme oma ameti maha ja võib-olla vahetame kogudustki. Äkki kuskil mujal märgatakse rohkem. Ja üks mõtteviis, mis koguduses on, mis mul tuli Tölneri ja Variseri lugu, see on niisugune näide Luuka 18 tähendamissõna Variserist ja Tölnerist. Mõndadele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus sellise tähendamissõna. 2 inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli Variser ja teine oli Tölner. Seisma jäädes palvetas Variser endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövlid, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see Tölner. Mina paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis ma saan, aga Tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine, sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. 2 erinevat südamehoiakut ja mõtteviisi. Ja ma ei tea, võib-olla sulle tundub tuttav see, mismoodi me mõtleme, kaalume üksteist, me hindame kuidagi üksteise olukord ja võrdleme. Ja siis mõlemad juhul võivad omale käega vastu rindu öelda, üks ütleb alandlikkuses, teine ütleb ülbuses. Jumal ütleb oma sõnas Jakobuse 4:6, aga ta annab veel suuremat armu, sellepärast ta ütleb, Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu. Ja veel üks kirjakoht Mattuse 23:12, kes ennast ise ülendab, seda alandatakse ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Jesaja 42:3, rudutut pilliroogu ei murrada katki ja hõõguvat tahti ei kustutada ära. Ta levitab ustavalt õigust.
see südamehoiak, mis on Jumalal, et ta näeb sinu alandlikkust, ta näeb sinu hoiakut, sinu südamehoiakut. Ja miks ma räägin sellest hoiakust, sest et kui minu elus oli midagi, millega mina võitlesin ja tohutu süütunne tuli peale, miks ma ei ole vaba? Ma olen ju Kristuse oma, ma kuulun talle. Ma tahan olla vaba, aga miks ma ei ole vaba? Ja ma andsin endale peksa päris korralikult selle eest. Vaenlase abiga ja iseenda abiga. Aga kui ma läksin kuhugile eestpalvele, siis kas oli inimesed, kes mind tunnevad või inimesed, kes mind ei tunne, vahet ei olnud. Jumala arm tuli nende suusõnade kaudu. Inimesed, kes liiguvad vaimus ja ütlevad sõnu, mis tuleb Jumala käest. Ja see oli alati niimoodi. Jumalale meeldib su südamehoiak. Jumal ei mõista sind hukka. Ja minu kalkulaator läks segamini, sest et ma mõtlesin, et minu Jumala pilt ja mõtteviis oli see, et see nagu tegu ja tagajärg, ma olen surma väärt. Ma ei ole mitte midagi väärt. Ja kui Jumal tõi läbi nende eespalvete ja nende hetkete nagu seda sõna, et su süda on õige koha peal, siis ma mõtlesin, milline mu südamehoiak on siis nagu. Ma hakkasin nagu kontrollin, ja kuhu ma jõudsin, oli see, et ma tahtsin, Jumal, ma tahan sinu ees olla puhas. Ma tahan olla siiras ja aus sinu ees. Ja kui ma kukun, komistan, siis ma tulen sinu ette, ma palun, pese mind puhtaks. Ja seal ei olnud ainult seda süütunnet, vaid seal oligi see soov olla Jumala ees puhas. Kas ma suutsin? Ei suutnud. Iseenese jõust ma ei suutnud. Ja siis midagi pidi mu sees, mingi mõtteviis pidi veel muutuma. Ja kui inimesed tunnistavad mingist vabanemisest, siis see on nii auline ja nagu äge ja sa mõnes mõttes elad kaasa. Teises hetkes, võib-olla kui sa võitled oma võitlusi, sa vaatad, metsa, miks mina vabaks ei saa nagu. Tal vedas. Et nagu tekib jälle teistmidi mõtteviis, et ma olen kade selle venna või õe peale, et tema sai vabaks, aga mina ei ole vabaks saanud. Isegi kui inimene on pikalt võidelnud ja saab ta vabaks, siis teine ütleb, et sa said nii lihtsalt vabaks. Tohutu ägedad 20 aastat vangistust, sa said lihtsalt vabaks. Aga 20 aastat olla süü ja häbi all ei ole lihtne. Sest inimeste elus see süütunne, see süükoorem, et vaenlane süüdistab sind, sa ise süüdistad end selle pärast, mida sa oled teinud ja kõige selle läbi see nagu rusub ja nagu väänab sind ja nagu sul on seal nagu mitu varianti, mida sa saad teha. Sa saad lüüa käega, mõtled, kui ei saa, siis ei saa, las läheb nii. Teised kristlased on ka, komistavad, kukuvad, see elu käibki niimoodi, nagu sa hakkad õigustama mingil viisil, ju siis käibki niimoodi, kristlase elu ongi selline, ühel päeval sured ära, loodetavasti siis oled seal. Aga Jumala sõna, me oleme teistmoodi. Kui Jumal teeb vabaks, siis me oleme tõeliselt vabad. Kui Jumal muudab midagi, siis see on päriselt muudetud. Ja mulle ei andnud see rahu. Mõtlesin, et see ei saa olla see. Ma proovisin leida, sest et inimene otsib alati mingeid selgitusi mingitele juhtumitele, miks nii läks, miks nii on. Ma kunagi ütluses ütlesin ka, et inimesed usuvad vandenõuteooriaid, mida ma selle all mõtlen. Ongi mingi seletus peab selle asja taga olema ju. Järelikult on nii, siis see teeb niimoodi. Ja siis seal, ma tean. Ja nende asjadega on niimoodi purgis. Aga kas sind huvitab, mida Jumal tahab öelda selle olukorda kaudu? Kas sa tahad usaldada Jumalat,
et Jumal teab, mis nende olukordadega taga on. Me inimlikult tahame mingeid selgitusi, mingeid seletusi nendel asjadel panna ja näppu peale ja mingi kirjeldus peab selle asja taga olema, sest see peab kuidagi olema selgitatav. Aga Jumal ei anna meile neid selgitusi. Jumal ütleb, usalda mind. Kes on troonil? Kes on troonil? Amen! Ja ta küsib, kes on täna sinu troonil? Milline mõtteviis, milline südamehoiak? Kas usaldad Jumalat nendes olukordades? Mida ütleb tema sõna? Mida ta ütleb? Ja nagu nende olukordade keskel, kui meil on mingid probleemid ja asjad, siis me üritame selgitada, ma lähen sinna tagasi natukene ja proovime nagu tõlgendada. Seal on 2 võimalust, kuidas tekib südamesse rahu. Mina nagu kirjeldan neid 2 võimalust. Pattu selgitada või õigustada, teha rahu sellega, öelda, see on normaalne. Ma olen seksuaalne olend, see on osa, Jumal lõi mind sellisena, see on lubatud. Ma võin olla selline. Ikka juhtub, kõigil juhtub, kõik nad on sellised. Vaata seda, vaata teist, vaata kolmandat ja me hakkame õigustama. Ja kui siis juhtub, siis mõtleb, ei, kõik teevad nii. Aga Jumal tuleb, küsib sinu käest. Tema küsib sinu käest nõu. Mitte see, et me vaatame, et vanem vend teeb nii, ma teen ka, sest et järelikult on lubatud. Ei ole lubatud. Jumal küsib sinu käest aru. Sina vastutad tema eest, oma tegude eest, mitte selle teise venna tegude eest. Ja teine rahu on see, et sa lähed Jumala ette ja sa tunnistad oma patud ja pesed Jeesuse veres ennast puhtaks. Ja võtad vastu selle armu, mida Jeesus on sulle andnud. Iga kord, kui sa komistad või kukud või langed, sa lähed tema ette. Sest see ei ole lihtne, see on raske. Kui sa oled teadlikus võitluses 20 aastat millegi eest, võib-olla sa palvetad millegi eest 20 aastat, sa pole vastust leidnud, sa pole nagu vastuseid saanud, sa pole vabanemist saanud, ära anna alla. Ja sa lähed ikkagi 1. aastal, 2. aastal, 3., 4., kuni tuleb vabanemine, kuni tuleb läbimurre. Ja sinnamaani sa oled Jumalaga koos kogu aeg. Kas mul on Jumalaga kõik hästi, sa kogu aeg kontrollid, Jumal, ma olen sinu ees, ma tahan olla õige. Ma ei ole piisav iseenesest. Aga Jumal, sina teed mind piisavaks. Ja sa hakkad iseennast, see ei tulda, kuidas ütleme, ma olen igatsenud anda edasi seda, et inimeste eludes võiks toimuda need protsessid kiiremini, kui toimusid minu elus. Et sina ei peaks võib-olla 20 aastat käima seda teed. Siis ma tahan sulle nagu suunata sind mõtlema sellise mõtteviisiga, nagu Jumal mõtleb. Nägemaks tema südant ja nägema iseennast ka tema silmade läbi. Ja kui ma oleks seda üksinda kõike teinud, võib-olla ma ei oleks täna siin. Aga ma olen tänulik, et Jumal on mind läbi kandnud ja kogu au kuulub talle. Mitte üks tilk aud ei kuulu mulle. Ja ma olen sellest tänulik, sest muidu mul läks nina püsti täna. Ma arvan, ma löögisin oma lõua vastu seda ukse piita. Sest nina on nii püsti. Aga täna mu südames rooman Jumala ette, et Jumal, au kuulub sulle. Ja ma tänan, et tema kasutab mind. Mul oli seda raske uskuda palju aastaid, et kuidas Jumal saab sellist inimest kasutada. Teate, palju lihtsam on andestada neile, kes on tulnud maailmast, kes on elanud maailmas palju aastaid, teinud igasuguseid asju
Ja siis Jumal muudab nende elu, nad tulevad kogudusse ja kõik vaatavad, võimas, mida Jumal on teinud. Aga see inimene, kes pole kunagi Jumala kojast välja läinud, kui tema eksib ja kukub, või ka pastor, kes on eesrindlik, komistab või kukub, siis tema me viskame välja, ta ei kõlba enam kuhugile. Kas Jumal arm ei kesti talle? Kas see sama Jumal, kes päästis selle inimese paljude aastate sees olnud jamast, ei või päästa seda kogudust teenivat pastorit, kes on langenud või kukkunud või komistanud? Loomulikult, kui liidrid kukuvad, siis see mõjutab väga palju neid, kes on tema juttu kuulnud. Ja siis see on nagu see, et see pole usaldusväärne. Aga teate, pastorid on tohutu koorma all. Vaenlane teeb kõik, et nende pered hävitada, kõik, et nende abielude hävitada, et nad kukuksid ja langeksid ja hävineksid. Sest et siis on ju kogudus ilma peata. Kas ma ütlesin nüüd õige lause? Koguduse pea on tegelikult Kristus. Ja ma tahangi teie pilgu suunata, et ärge suunake inimeste peale, vaid suunake Jeesuse peale. Sest et kui me vaatame, jah, pastorid, liidrid on meie ees ja nad on meile eeskujuks, aga ärge jääge kinni inimestesse ja nende tegudesse, vaid hoidke kinni Jumalast ja tema tegudest. Sest niimoodi me võime palju pettuda ja nii edasi. Aga Jumalas me ei saa pettuda. No loomulikult sa saad oma emotsioonide, tunnetega ja oma mõistmatusega, sest et Jumal ei seleta sulle olukordi ära ja sa lubad endal pettuda selle pärast, et sa ei saa vastuseid. Aga Jumal ütleb, et ma ei anna sulle seda vastust, ma tahan, et sa usaldaksid mind. See oli parem, kui sa ei pettuks, parem, kui sa laseksid lahti sellest pettumusest. Sest et ta tahab teha midagi palju ägedamat. Ja loomulikult, kui inimene ei paranda meelt, kui ta ei pöördu ära, siis meil on raske Jumal on raske temaga midagi teha . Aga kui inimene eksib ja ta pöörab oma südame Jumala poole ja tunnistab oma pattu, siis Jumal on ustav ja õige ja annab talle andeks. Ja selles on vabadus, tohutu vabadus ja rõõm ja rahu. Ja kui ma sain sellest aru, et Jumal ütles mulle, mina olen sind vabastanud, siis Maarjusel oli raske seda uskuda. Aga ma ei näe. Jumal ütleb, aga ma olen sind vabastanud. Jeesus Kristus on kõik teinud sinu jaoks, et sa võiksid olla vaba. Okei. Aga kuidas see siis nagu välja hakkab nägema, et ma ikka aeg-ajalt kukun ja komistan ja siis kuidas seda nagu tõlgendada või niimoodi. See ei mahtunud mu sisse ära, aga see mõtteviis see, et ma hakkasin kuulutama Jeesuses Kristuses, ma olen vaba. See ei ole nagu kõva häälega tänavate nurkade peal kuulutamine, et Jeesus Kristus on mind vabastanud ja siis järgmine hetk oled sa nagu käpuli kuskil, vaid see on see, et sa selles osaduses Jumalaga ja iga kord, kui vaenlane tuleb sulle rääkima seda, et sa ei ole vaba, sa ütled, Jeesus on mind vabastanud. Ja kui sa hakkad nägema seda, mida Jeesus on teinud, sa oled Jumala laps, sa oled päästetud vaenlase käest. Mul on andeks antud. Päästetud armust usu läbi. Nii, nüüd me jõuame sinna usuni. Meil on vaja usu kaudu vastu võtta see. Sest et kui me näeme seda, me oleme nagu ratsionaalsed inimesed, me vaatame, mida me ei näe, seda järelikult pole olemas. Ja siis meie arvutuskäik ei tööta. Aga Jumal tahab, et me võtaksime usu kaudu vastu. Ja siis ma sain aru, ma pean usus hakkama kuulutama, ma pean usus hakkama võtma vastu. Ja mida ma tegin? Kui ma kukkusin, ütlesin, Jeesus, sinu veres ma pesen ennast puhtaks. Sina oled mind lunastanud. Tänu Jeesus, et sa oled teinud selle minu eest. Ja mõistan hukka selle, mida ma olen teinud. Mõistan hukka selle, mida ma olen teinud.
aga ma tõusen püsti koos Jeesusega. Natukene oli niisugune tunne küll, et nagu oled nagu bandito, et anna andeks, nii, kes järgmine on, anna andeks. Et natuke niisugune tunne, aga tegelikult seal on see südamehoiaku vahe on ikkagi sees. Ma loen ühe südamehoiaku või niisuguse mõtteviisi käigu veel tähendamissõna arukast ja arutussulasest. Luuka 12. Teie niuded olgu vöötatud, 35. Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövahetuskorral ja leiaks nad nõnda, õndsad on need. Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Aga Peetrus küsis, issand, kas sa räägid selle tähendamissõna meile või kõikidele? Ja issand ütles, kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona. Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, et ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see teener, teine mõtteviis, mõtleb oma südames, mu isand viibib tulles ning hakkab peksma sulaseid ja tüdrukuid, sööma ja jooma ja ning purjutama, siis selle teenri isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama osa nendega, keda ei saa usaldada. Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistunud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa. Kes aga ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Igaüht, kellel on antud palju, nõutakse palju ja kellelt hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Me oleme mõelnud selle ärkamise aja peale ka, et tuleb siin, tuleb seal. Mõtled, ei tule ta midagi, küll ta tuleb mingi 20 aasta pärast, ma võin siin veel panna igast värki nagu teha, et mis elus ette tuleb. Ja ma ei pane oma südant paika. Ma ei pane seda sellesse seadesse, kui Jumal tahab selle seada. Siis see pauk jääb varem, kui sa oskad arvata. Võib-olla Jeesus ei tule veel tagasi, aga sinu elu saab otsa võib-olla ühel hetkel. Ja kas siis sinu mõtteviis ja sinu süda on Kristusega vastavuses? Issand kutsub meid muutma meelt ja oma südame hoiakut. Ja mis see siis tähendab? Meil ei pea seda jõudu, meil siin varasemalt ütlustes ka, meil ei pea seda jõudu olema, et muuta ise oma mõtteviisi, vaid meie asi on anda see Jumala kätte, et see võiks tema käte läbi muutuda. Sest et ise oma jõust me ei suuda seda, aga kui me alistume Jumalale, siis tema teeb selle töö ja siis me saame panna vastu kuradile. Ja kui Jumal ütles mulle, et ma olen vaba ja mul on südame hoiak on justkui õige, ma nagu püüdsin selle siis vastu võtta ja järgida seda ja mitte muuta siis seda hoiakut, et ma ikka läksin tema ette, alistusin, tunnistasin pattu ja nii edasi, aga midagi pidi veel muutuma. See, kuidas ma nägin iseennast Kristuse kaudu, et ma olen tema laps, et mulle kuulub see, mis Kristus on teinud
ja ma hakkasin seda vastu võtma Jumala sõna kaudu. Kui vaenlane tuli mind peksma, ütlema, et sa oled selline, siis mina ütlesin talle, et ei ole, ma olen Jumala laps. Jeesus Kristus on mind puhtaks pesnud, tema mind lunastanud. Ja ma usu kaudu ütlesin seda välja ja Jumala sõnaga andsin talle iga kord vastu. Ja sellepärast mulle meeldib Roomlaste 8 peatükk. Ei ole mingit hukkamõistu neile, kes on Jeesuses Kristuses. Ja kui see sõna saab sinu jaoks elavaks, et see, kui sina oled Jeesuses Kristuses, sa oled ta võtnud oma südamesse vastu, sa oled oma patud tunnistanud, sa oled tema ees, teed kõik selleks, et sinu süda võiks olla tema südamega ühel joonel, siis ei ole mingit hukkamõistu. Aga kui meie südamesse tuleb see mõtteviis, et natuke siit, natuke sealt, siis on jamasti. Siis ma pole päris kindel selles, et kas siis on hästi. Ja see, et nii-öelda Jumal annab alandlikele armu. Kus on meie alandlikkus? Kas me näeme seda Jumala pühadust? Me peame Jumalat oma sõbraks, oma abistajaks, oma päästjaks, aga Jumal on ka püha Jumal. Ja tema ligiolus ei saa eksisteerida seda ühe jalaga siin ja teise jalaga seal. Ta tahab, et me annaksime kõik talle. Ma sattusin kunagi vaatama ühte Nõidade tuleproovi saadet. See mul telekas oli lihtsalt lahti selle kanali peale, see saade oli hakanud. Ja siis ma lähen mööda vaatan, mis asja, mis siin käib. Ja siis ma vaatasin seda saate, ma ei soovita seda saadet jälgida, lihtsalt oli niisugune kokkusattumus, et ma sattusin seda vaatama selle pärast ja mind huvitas see olukord, mis seal konkreetselt toimus. Üks naine oli kurjast vaimust vaevatud. Ja siis ta toodi sinna Nõidade tuleproovi saatesse, et need aitaksid teda. Siis ma mõtlesin, et okei, väga huvitav, Jumala sõna ütleb, et kuri aja välja kurjaga, et mismoodi nad seal olukorra lahendavad. Ja mis siis oli? Otse laivis teleekraanil lepitati. Üks kuri vaim lepitas teise kurja vaimu selle inimesega. Kui inimesel ei ole tal ei ole nagu antud meelevalda üle, ta ei ole teinud lepingut saatanaga, siis see kuri vaim ei saa üle tulla, aga tema elus on uksed aknad lahti. Sa teed uksed aknad lahti, see kuri vaim käib sisse välja, ta üritab üle võtta sind, aga ta ei saa üle võtta, sest et sa pole täit meelevalda andnud. Ja siis seal oli see hetk, kus ta vahepeal kuri vaim rääkis temast välja ja siis ta oli jälle normaalne ja siis mingi hetk jälle üritas üle võtta. Lahendavad seal saatesse olukorra, kus siis tead, see vaim, kes seal on, see on su vanaisa tervendaja vaim. Anna talle luba, et ta saaks sinu kaudu toimetada ja nii edasi. Ta lepitas selle otse eetris ära ja see vaim enam ei tunginud temast sellisel kujul välja. Just kui pilt ilus, eks ju, et kõik on korras. Inimesed ütlevad, imeline, vaat kus aitas, abistav. Nüüd sellest inimesest sai nõid. Ja inimene, kes on vaenlase meelevalla all. Aga Jumal nii ei tee. Ja vaenlane üritab nagu igat ust ja akent sinu elus kasutada, et tulla sisse või võtta meelevald üle. Üks teine lugu veel, ma nägin ühte lugu, kus siis mees rääkis, et see on niisugune piltlik näide, siis mehel oli maja. Ja siis keegi tuli ütles, et kuule, ma tahaks su maja ära osta. Ütles, et ei, see maja ei ole müügiks, ma ei müü seda maja, ma tahan siin ise elada. See oli kahtlane vend natukene. Ja siis ta ei müünud talle seda, aga natuke aja pärast oli, nädala pärast oli vend tagasi. Kuule, aga müü mulle selles majas üks nael seal seina peal. Selle ma võin sulle küll müüa ju. Okei. Järgmine kord see mees tuleb tagasi. Tal raipekott on kaasas, ütleb, viise sinna naela otsa, palun. Mees läheb selle haisva raipekotiga ja paneb selle naela otsa, mida see mees ostis tema majast.
ja läheb paar päeva ja sealt hakkab ilgelt lehka tulema. Maja seinad muutuvad juba selliseks rõvedaks, putukaid on kõik kohad täis ja lõpuks see mees kolib sellest majast välja. Ta ei suutnud elada enam oma majas. Ja see on see, mida vaenlane teeb. Anna talle üks nael oma seinas ja ta hävitab kõik. Sellepärast me ei tohi anda vaenlasele meelevalda. Ja kuri tahab sind igatepidi lepitada patuga või õigustustega, et sinu elus need asjad võiksid eksisteerida. Sest kui sa aktsepteerid, siis sa ei tegele need asjadega enam, siis see see ei häiri sind. Patuga võib ka väga ära mugavduda. See on näiliselt vabastav, aga tegelikult on tohutult koormav. Ja süütunne ja häbi ja mis sellega kõigega kaasneb. Võib-olla sa lõpuks ei tunne häbi ka. Nii on ka võimalik, ma usun. Aga Jumala tõeline vabadus. Ja ta tahab vabastada sind sellest ahastusest, sellest pidevast rõhumisest, sellest saamatuse tundest. Sa lihtsalt hakkad teda usaldama ja talle üle andma. Sa ei tohi uskuda vaenlase valet. Mida mina tegin ka väga valesti, oli see, et ma uskusin ikkagi, et ma ei ole vaba. Jumal ütles, ma olen vaba, ma ütlesin, ei ole vaba. Ta ütles, ma olen vaba, ei ole vaba. Ja kuni ma siis otsustasin selle, et ma võtan vastu Jumal sinu sõnast ja ma ütlen, et ma olen vaba Jeesuses Kristuses. Ja see kuulutamine võttis aega, kuni see hakkas kohale jõudma ja see jõudis kohale. Ja ühel hetkel ma vajasin seda, et keegi ütles mulle seda ka, et jah, minu vaim ju tahtis olla vaba, aga keegi ütles mulle niimoodi, et sa ei taha olla vaba. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas see on see võimalik. Keegi ütleb mulle, et sa ei taha olla vaba, aga ma ju tahan olla vaba. Jah, aga minu liha ei tahtnud olla vaba. Kui ma olin päris aus endaga, siis tegelikult ei tahtnud. Ja mul tuli hakata paluma, Jumal, tee mulle vastikuks see. Tee mulle ebameeldivaks. Vabasta mind sellest mõtteviisist, sellest õigustamisest ja kõigest sellest. Ja Jumal tegi seda. Kuni selle päevani, et meil on olukorras, kus ma oleks võtnud selle koti ja ulatanud oma lastele. Tegelege sina sellega edasi. Ma seda ei tahtnud ja ma palusin Jumalalt kogu südamest, võta ära. Vabasta mind, et minu lapsed ei peaks selle jammaga tegelema. Sest see sama pärand, mis sa saad kaasa. Võib-olla sina pead täna võitlema paljud asjadega, millest sa ise võib-olla polegi süüdi. Võib-olla mingid vaimsused või asjad, mis on tulnud su esivanemate kaudu. Sa pead olema teadlik sellest. Sa pead teadlikult otsustama, et ma tahan need asjad maha panna. Ja kui ma olen öelnud ka seda, seda lauset, et hoia oma pilk Jeesuse peal, keegi küsis, et mida see tähendab täpsemalt, siis on see, et sa ei vaata iseennast enam oma silmadega, vaid sa hakkad kõike vaatama läbi Jumala sõna, läbi selle, mida Jumal räägib oma sõnas. Sa vaatad igat olukorda läbi selle ja sa lähtud igas olukorras läbi selle, mida Jeesusel on olemas. See, et ma hoian pilku Jumala peal, nii nagu Peetrus läks vee peale. Nii kaua, kui need silmad olid Jeesuse peal, nii kaua ta kõndis. Aga kui ta vaatas oma ümber olevatele, mõnes mõttes probleemidele, ehk siis nende merelainetele, asjadele, mis seal olid, siis ta hakkas vajuma. Ja sina täpselt samamoodi, mina täpselt samamoodi. Me vajume siis, kui me vaatame oma ümber olevat merelaineid, olukordi oma elus, siis me kukume. Aga Jumal tahab tõsta meie silmad
enda peale ja me lähtuksime sellest, mis temal on. Ja nüüd ma jõuan sinna ka, et see üleandmise protsess, kui me võtame selle koti lahti, kõik need asjad, mis siin on, need mõjutavad meie ümber olevad inimesi. Ja siis me hakkame Jumala ette maha panema, mõtleme, et siit kotist välja tuleb nüüd, siit tuleb välja, ma ei tea, võib-olla suguvõsas okultism. Paned maha, igasugused seksuaalpatud, paned maha, see list on nii pikk lihtsalt, et siin ei oska isegi kõik asju kohe välja tuua. Aga ükskõik, mis su elus ette tuleb ja mis sul pähe tuleb, siis see on võimalik Jumala ette maha panna. Kõik laud Jumala ette. Tavaliselt me teeme niimoodi. Ma olen seda enne ka rääkinud. Olen seda ise teinud. Panen selle Jumala ette, räägin sellest kõigest ära talle ja siis võtan koti suhu tagasi ja panen tagasi kotti ja lähen minema Jumala juurest. Aga mis kasu sellest on? See ei jää Jumala ette. Aga Jumal ütleb, ma tahan, et see jääks siia. Aga see on see töö, et sa panedki nüüd selle koti suu kinni ja nüüd ma tean, see on Jumala käes. Ja kui vaenlane tuleb sulle meelde tuletama, kuule, aga need asjad, siis ütled, mina jätsin need Jumala trooni ette. Ma palusin need lahti ja vahest sa pead mitu korda tegema, sest vaenlane käib, võtab need siit ja jookseb sul järgi selle sama pakiga ja sina pead eest ära jooksma. Siis ta tahab sulle seda tagasi pakkuda. Ka siis, kui Jumal on mind vabastanud pornograafiast, enese rahulduse sõltuvusest. Ma olen tänaseks 3 aastat, üle 3 aasta vaba. Ja nende 3 aasta jooksul ta on jooksnud mulle järgi. Tuleb mu ukse taha. Marius! Tahab ukse vahelt selle sisse visata. Ma viskan samamoodi tagasi talle. See ei kuulu enam mulle. See ei ole enam minu oma. Ja see on teadlik otsus. Sest kui ma hakkan sellega nüüd uuesti aga äkki tõesti või? Ja siis ühesõnaga ma olen pärast hullemas seisus, kui alguses olin. Ja ma ei taha seda jama. Ja see on see, mida me saame teha tegelikult. See on teadlikud otsused ja Jumalaga kooskõlas. Mitte enese jõust, vaid see ongi see, et sa lähtud sellest, et see on ära võetud. Ma olen selle maha pannud, ma olen selle üles tunnistanud ja tema on selle üleastumise minust viinud kaugemale kui ida on läänest. Ja ma ei tohi seal kaevata, ma ei tohi seal kalastada. Ja nii ongi. Jumal on selle ära teinud. Aga vaenlane, kui sina usaldad teda, ta tuleb valetama sulle. Tema ei, selles mõttes ei kuula seda. Tema ei allu kõigele peale Jumala sõna. Sa pead seda talle iga kord meelde tuletama. Ta muidugi teab ka seda, aga ta tahab, et sina, õigemini ta vajab seda, et sina seda ütleksid välja Jumala sõna. Sest et vahest ta tuleb Jumala sõnaga sinu enda vastu ka. Aga see vastuseis on võimalik. Me saame võidu kätte ja kuulutades oma ellu Jumala sõna ja lähtudes sellest, mida Jumal on meile andnud. Sa oled Jumala laps ja sinu käes on see meelevald, mille Kristus on sulle andnud. Ja sul on võimalik surmata kõik ülekohtu juured, kõik üleastumised. Selles on vabadus. Ja ma lihtsalt palun, et Jumala vaim täna lihtsalt puudutaks sind selliselt, et sa saaksid sellest aru. Sest et see iseenese jõust ei suuda. Mina ei suutnud. Aga ma olen suutnud läbi tema. Ja ma võin öelda, et ma olen vaba. Ja see on imeline tunne. Kas mul on veel võitlusi? Loomulikult on. Järgmised asjad on laua peal. Järgmised võitlused vajavad võitlemist. Ma ei ole täiuslik. Aga ma kasutan seda sama võitlustaktikat. Selle sama õigusega, mis Jumal on mulle andnud, ma lähen nende vastu. Mitte sellega, mis mul endal on. Mul endal ei ole mingit õigust. Aga selle sama taktikaga ma võitlen läbi igast võitlusest tegelikult. Nii et ma julgen öelda, et see võib olla isegi universaalvalem, sest et Jumala sõna on universaalne. Ja see töötab teie elus samamoodi. Amen. Palvetame. Kallis Isa, ma tänan, et sina oled elav Jumal. Ma tänan, et sina oled vägev.
päästma lahti meie köidikuid, meie sidumusi, meie koormaid. Ja issand, ma tänan, et sina murrad praegu katki iga ahela oma koguduse keskelt. Issand, ma tänan, et sa murrad kõik need ülbed mõtteraadid ja südamehoiakud, issand, meie koguduse keskelt Jeesuse Kristuse nimel. Issand, ma tänan, et sina pehmendad südameid, sa pehmendad meie olemist sinu ees, et me tõesti suudaksime alistuda sinule, meie issandale Jeesusele Kristusele, kellest tuleb vabanemine ja kellest tuleb võit. Ja issand, ma tänan, et me võime võtta selle olukorra ja selle südame hoiaku, et ükskõik kui palju vaenlane meid lööb, kui ta meie maja ründab või lööb, siis issand, meie muutume tugevamaks ja meie ei peatu. Nii nagu apostlid said peksa, aga nad läksid ja kuulutasid veel rohkem. Ja Jeesuse Kristuse nimel me võtame selle olukorra üle meelevalla, mis on olnud siin meie koguduse ümber ja mis on meie eludes, et kui vaenlane tuleb, siis meie võidame läbi selle, mis Jeesus Kristus on teinud ja me ei anna alla Jeesuse nimel. Aamen.